Nüüd, milles on siis see kirikukalendri, mille järele elu käis ja looduslik kalender? Need on täielikus harmoonias. Kõik kirikuelu sündmused ei saanud ju toimuda ka teisiti kui kooskõlas universumiga. Näiteks ideaalne arv juhtimiseks on, kõige rohkem me teame ju seda, et Kristusel oli 12 apostlit, aga see süsteem ise oli ju ammu tuntud. Päike ja 12 sodiaagi märki, nii et see 12 valitsusliikme süsteem ja 13 siis kuningas ise, see oli vana tarkus, mida tunti. Ega siis Kristus ei saanud oma missiooni teha teistmoodi, kui oli kosmoses ja looduses olevad seadused. Ta pidi sellega olema kooskõlas, mitte sellega vastupidi. Nii et see süsteem, sakraalne looduslik süsteem oli juba enne, ta pidigi seda järgima. Siis oli asi õige, muidu oleks asi vale olnud. Ja kui ühiskond elas nende looduslike sakraalsete rütmide järele, siis olid inimesed terved, psüühiliselt terved ja nad ei jäänud haigeks ka füüsiliselt. Immuunsüsteem töötas hästi. Näiteks mina mäletan neid andmeid Inglismaal, kui uuriti laste halvatuse levikut, siis selgus, et see oli mida rikkam rajoon ja mida steriilsemalt elati ja mida enam lapsi hoiti kohutavas puhtuses, oli laste halvatust. Aguli lapsed, kes mängisid tänaval poriloikudes, vahel pesti neid ära ka, seal ei olnud neid asju. Sellepärast, et kui ollakse maast madalast kokku puutunud kõigega, siis immuunsüsteem töötab. Lapsed võivad süüa ja isegi söövad tihti pisikesed lapsed mulda. Maksa seda pahaks panna. Nii. Korral on midagi viga, koer läheb heinamaa peale, otsib tükk aega, otsib ja siis leiab õige rohu ja sööb selle ära. Saab terveks. Põder metsas peab sööma iga aasta ühe kärbseseene. Ta vaktsineerib ennast. Rohkem ei söö, ühest ainsast aitab küll. Ta teab, et vaat see üks tuleb ära süüa, kes teda õpetab. Nii. Ja seal kõik asi püsib. Me oleme elu kõik segi peksnud ja arvame, et me võime ise kõike otsustada ja siis oleme närvipuntrad ja haiged ja hüsteerias ja ei tea, mis meil kõik viga on. Mina lapsena nägin talu elus seda, kuidas üle 50 aasta kõvasti mees ja esimest korda oli hambaga midagi. Oli vaja vist ilmselt välja tõmmata ja siis see vanem naine talus, tule siia, ma proovin. Ja mudis tükk aega siis seda iget ja ütles, see on natuke minu jaoks liiga kõvasti, mine Sepa Robi juurde. Mina mõtlesin, et Sepa Robi, et sepp, et siis võetakse pihid. Ei, Sepa Robi muljus sõrmedega igeme pehmeks ja võttis porihamba näppudega välja. Nii. Meile on see anekdoot, eks ole. Meile tundub see, et ära nüüd mees puhu, et kas ikka niimoodi asi oli. Ma olen seda pealt näinud. Karmid inimesed olid. Ja füüsilise valu suhtes. Mind õpetati kah, mida tuleb teha, kui võeti üks raamat välja, et kui on rästiku ammustus, siis võta ruttu naelaja tuliseks ja torka need kaks seda täppi läbi. Karmid inimesed olid, jah. Nii käis asi. Väga vägev oli see naturaalne, tõeline külaelu ja see külaelu säilis keskaegsena kuni võiks öelda kolhoosideni. Ennem tuli juba natukene elekter 50-ndatel kuskil, aga kas elektri tõttu muutus elu intellektuaalsemaks? Ei. Ennem kogunes perekond õhtul laua ümber, naised tavaliselt kudusid, vanem põlvkond rääkis lugusid endistest aegadest ja lapsed kuulasid. Nii. See oli perekondlik suhtlemine.
kõik vaatasid ümber laua üksteisele otsa. Pere, talupere tuleb kokku. Räägitakse endistest aegadest. Terve ajalugu jututatakse sulle ära juba, lähiminevik tehakse elavaks. Vaat see peab elama kõik selleks, et rahvas elaks ja selle tõttu on perekond ja perekondlikud traditsioonid ülimalt olulised ja perekonna ringi ei saa sisse lasta seda ideoloogiat, mis väljas on. Minu kõrgeaulised juudi sõbrad Moskvast, Moskva ülikooli õppejõud, kui me läksime koju, siis ta pani pintsaku esikusse ja ütles, parteipilet jääb siia. Nüüd te olete minu kodus ja siin on teised seadused. Siis pandi pigimüts pähe ja siis oldi juut. Nii. Ja muidugi räägiti mulle hästi mahlakaid anekdoote juutidest. Mul torkas silma, et nad on väga võimelised iseennast väga irooniliselt niimoodi lugusid rääkida ja naersid siis ise. No, see on ka üleoleku niisugune omadus, kes on suuteline iseenda üle naerma. Aga meil väga oluline on arvesse võttes välisvõimude vaheldumist. Tugev kodu. See raamaturiiul, mis kodus on. Ja koju ei lasta sisse seda, mis väljas on. Kahjuks meie kodud on selles mõttes nõrgad ja väga paljudel on meil siin selline niisugune meelsus, et ajaga hirmsasti kaasas käia ja kui on tänapäeval moes mingi vidin, siis see peab kindlasti meil ka olema. Vaat see on äärmiselt ohtlik meile, see alaväärsuskompleks. Näiteks vanad kultuurrahvad ei põe üldse seda, et seal ei saa kaardiga maksta ja mingid need vidinad seal arvutis, või et ei hooli sellest suurest hirmsast digitaliseerimisest, lähe korda neile. Kreeklased on selles mõttes maha jäänud, me nii ülbelt naerame neid, et Kreekas ei ole, elavad alles mingis minevikus, aga nad on andnud maailmale 2 suurt kultuuri. Hellenismi ja bütsantsi. Neil ei ole kultuurilist alaväärsust, et oma enesetunnet tõsta sellega, et mul on kindlasti kõige viimase mudeli nutitelefon. Ja kui mul viimast mudelit ei ole, siis ma juba põen alaväärsuskompleksi käes. Nii. Kellel on kultuuriline taust, see ei põe seda, kui ta paljusid neid uusi vidinaid ei oska. Või isegi lausa ignoreerib neid. Ja ma olen seda näinud ka Itaalias ja mitmel pool, kus ei hoolita sellest, sellepärast, et oma kultuuritraditsioon annab nii kindla enesetunde, et selle eneseväärikuse tunde tõstmiseks ei pea jooksma kaasas kõikide moodidega. See on kahjuks meil üks suur nõrkuse koht. Ja nüüd, nagu ikka ajaloos, oleme me jälle pandud siis proovi ette olla või mitte olla, püsima jääda või mitte püsima jääda, niisuguses uues olukorras, mis meil on ja mis väga kiiresti eskaleerub ja niimoodi ohud hästi suureks ja ohtlikuks teeb, et praegu on väga tõsine murdepunkt. Ja õnneks siiski on küllalt ka neid märke, et hakatakse ärkama ja saadakse aru, et hädaohtu tajutakse. Tajutakse selgelt hädaohtu ja loodame, et see ka siis realiseerub selliselt, et enesetapu protokollidele allkirju ei anta. Ja sellest saaks ju diplomaatiliselt väga ilusti keelduda. Esiteks, meil on demokraatia ja meil ei ole toimunud veel selle üle avalikku rahva arutlust. Teiseks, kuna te ütlesite, et see allkiri midagi ei tähenda, siis ei ole teda mõtet ka anda. Me anname ainult neid allkirju, mis midagi tähendavad. Nii palju võimalusi on ära viilida asjadest. Kas te mõtlete, et minusugune tegelane oleks saanud olla 9 aastat Kaitseväe peainspektor, kui ma ei oleks osanud olla diplomaat ja jätta paljud asjad ütlemata ja paljud asjad osata niimoodi
ära pareerida selliselt, et aga seisukoha võtmiseks tuleb asjaga korralikult tutvuda, meile alles laekuvad andmed. Ja kui on andmed piisavalt laekunud ja analüüsitud, siis me hakkame alles saame öelda, mis ja kus ja kes ja mis. Et me ei saa kohe ja niimoodi kiiresti üle pea, saab niimoodi laveerida ära. Aga mitte nii, et mingisugune jutukene kuskil käib, meie ka, meil on täpselt samad arvamused. Oi, meil on jälle sama arvamus kohe, et huvitav küll, kuidas meie arvamus langeb alati sellega kokku, mis on Euroopa Liidus. Seal on nii palju võimalusi lolli mängida, vait olla, eks ole. No, ja kui sa selle ohtliku hetke niimoodi lükkad natukene mööda, 3 päeva pärast on uued asjad juba. Asi vaikselt niimoodi võib ka hoopis või midagi uut peale teha. No. Alati oli tarvis mingit tegevust, mis tähelepanu ära võtab. Kui meil läheb lahti siin jälle mingisugune hirmus kisa mingi iseenesest niisuguse teema üle, tavaliselt see on see homode abiellumise teema. Siis ma alati olen sõpradele öelnud, stopp, vaadake nüüd, mis selle kisavarjus kuskil olulist toimuma hakkab. Tähelepanu tõmmati jälle ära, eks ole. Tehke lärmi, kõik vaatavad sinna ja vaikselt lükkame siin mingisuguse asja läbi. See on väga töökindel, lihtne ja labane ja läbinähtav meetod, aga alati töötab. Niimoodi ta paraku on. Nii, et mis me siis peaksime selles olukorras siis tegema, kodanikud olema. Kõik, kes on riigi alamad, ei ole veel kodanikud. Ja kui valimisõigus või hääletamise õigus tehakse väga laiaks ja väga üldiseks, siis see tähendab ainult ühte. Sellest ei olene mitte midagi. Kui sellest oleneks, siis oleksid ranged piirangud, kellel on hääletamise ja valimise õigus ja kellel mitte. Nii. Siis peaksid need olema. Ja oleks loomulik, et kuidas on võimalik, mis süsteem see on, kuidas saavad riigi juhtimise juurde juhuslikud inimesed, sportlased, näitlejad. No mis riigi juhtija on see Maire Aunaste? Ja neid on seal terve leegion, eks. Kas nii juhitakse riiki? Lennuki juhtimist õpitakse 5 aastat, kuni sa võid esimese korra ise olla see, kes kõike teeb, eks. Nii. Igal asjal nõutakse professionaalsust. Mida te olete lõpetanud, mis on teie eriala? Nii. Ja nüüd äkki riiki juhtima kõlbab ükskõik kes. Vene kultuuris nimetatakse neid prahdimtsi, möödajooksikud. Ma ei tea, kas ma rääkisin teile Ivan 4. seda mängu võimu legitiimsusega. Jah, rääkisin, jah. Et missugune võim on legitiimne ja kes on legitiimse võimu allikas. Kui vabariigis ja parlamentaarses demokraatias võimu allikaks on rahvas, ilus, siis tuleb tõesti nii teha, et ta oleks seda. Nii. Erakonna poliitika võimaldab mida? Rahva killustada omavahel, tülli kõik inimesed pöörata ja see võimaldab seda, et kui kellelgi on juba 30% pooldajaid, siis on tohutu pooldamine. No mis on 30%? Nii. Kus siis enamuse arvamus on, kui enamuse tahe peab maksma? Kuidas siis on? Siis ei saa olla, et 51 häälega, kui on 101 kandidaati ja miks just 101, kus see arv on võetud. Kas see mitte polnud Prantsuse revolutsiooni järel see prantslaste riigikogu või mis seal kokku pandi? Nii. See paneb mõtlema, eks. Kuidas siis see kogu rahva tahe, milles väljenduks? Kas kogu rahva tahe saab väljenduda 4-5 omavahel vereni kaklevates poliitikutes? Või kui üks ütleb lausa, et nendega me üldse ei räägi, nendega pole mingit tegemist, eks ole. Mis siis toimub niimoodi? Kas see on õige demokraatia?
kas see on see, mis väljendab kogu rahva tahet? Ja meil sellest oli juttu, et kogu rahva tahet saab väga ilusti väljendada ja kõige paremini väljendada üks inimene. Seega peaks olema tegelikult presidentaalne võim ja president ei tohi olla ühegi erakonna president, vaid rahva president. Tema võim ei tohi sõltuda erakondadest ega erakondade mängudest, vaid rahvas valib ühe, kes esindab kogu rahvast. Ja siis peaks olema määratud protsent ikka, ütleme 75, eks ole. 75% hääletab poolt, et ta tõesti esindaks enamust, mitte 51-ga. Ma saan nii demokraatiast aru. Kui meil on parlamentaarne demokraatia, vabariiklik kord ja põhiseadus, siis tuleb sellest kinni pidada. Midagi pole teha. Selleks see dokument on. Ja seega kõik, mis ei ole kooskõlas selle põhiseadusega, see ei ole legitiimne. Ja seega senised valimised, mis on e-valimised ja eelvalimised, aga põhiseadus ei räägi sellest. Järelikult need valitsused, kui lähtuda karmilt põhiseaduse tähest, ei ole legitiimsed. Palun. Seda peaks õiguskantsler ütlema siis. Kuidas? Et õiguskantsler peaks tegelikult seda ütlema, et kas on nagu põhiseaduse vastane ühtega. Teie oled mingid vabandused, et see muidugi. Kui te neid juriidilisi seletamisi hakkate ainult kuulama, siis on umbes niimoodi, et mida tähendab, et ei tohi. Vaadake, see tähendab seda, et ja kohe. Juudi Talmudis on sealiha söömine keelatud. Aga sealiha võib süüa ainult vee peal. Mina ei saanud aru, mis see tähendab. Mulle seletati. Paned kausi põrandale, paned jalad vette, siis oled vee peal ja võid sealiha süüa küll. Leiame alati võimaluse. Ja palun. On selline küsimus, et kuidas täna nagu digitaalajastul üldse teha seda ausalt selle ühe valimist? Et ma olen seda nagu näiteks Trumpi valimine või kuidas seda ausalt teha nii, et see nagu digitaalselt. Digitaalsel ajastul, kuidas seda täna ausalt teha? See on võimatu täiesti. See ongi võimatu. Ma tahan selle nõuda, kuidas... Kui me süüdistame ja paljud on süüdistanud Venemaa sekkumist Ameerika valimistesse. Kui suurriik USA, kelle see arvutivõimekus peaks olema ikkagi maailma tipp, kui sinna on nii lihtsalt võimalik siis sisse minna, et saad mõjutada suurriigi valimistulemusi. Samal ajal me teame, et hiinlased on Pentagoni arvutitest välja võtnud kõik raketitehnika. Ja see on ka põhjus, miks nii hiinlastel kui venelastel kaitseministeerium ja peastaap töötavad kirjutusmasinate ja paberiga. Sinna ei saa keegi sisse häkkida. Väga õige. Lihtne ja kindel. Ja 2 ringi julgeolekut valvavad seda. Väline ring ja sisemine ring. Ja välimine ja sisemine ring loomulikult üksteist ei tunne. Nii. Ainult nii on asi salastatud. Pumaga, paber. Kõik, mis te juba sinna aparaati lasete, on mõjutatav, kättesaadav. Mina seda ala ei tunne, aga ma tean seda, mismoodi need luured ja need kõik, sealt võetakse kõik välja. Ja võimatu on seal võimalik luua sellist süsteemi, siis on võimalik samasugust süsteemi luua, mis sama relv on sama asja vasta. Ma mõtlen seda, et siis on nagu pidu juba selles mõttes läbi, et kõik liiguvad sotsiaalmeediasse ja sotsiaalmeediaga on võimalik kõike mõjutada. Et siis ei olegi enam ausalt valimist varsti võimalik teha. Ja kuna on sellest nii palju juttu olnud, siis oleks ilus ja viisakas jätta see ära, see e-hääletamine. Ja kui te ütlete, et see e-hääletamine on täiesti aus ja ei ole seal mingit sohki, siis seda vähem ju peaksite kartma seda, et sellest loobuda. Aga põhiseaduses ei ole sõnagi juttu sellest või e-hääletamisest. Ma mõtlen üldse mitte e-hääletamine, aga ma mõtlen üldse digitaalne ajastu, sotsiaalmeedia. See on propaganda, et see propaganda kogu aeg. Nimetan hästi propagandat, seda on täna nii lihtne teha, kui kõik inimesed koonduvad nagu ühte digitaalsesse siis ütleme kanalisse, kus on neile võimalik ükskõik mida pähe määrida. Muidugi on.
eks sellepärast seda tahetakse ka hakata piirama ja kinni panema ja mis kõik. Sellepärast sellele vastu aitab iseseisev mõtlemine ikkagi, et see on see tegelikult iseseisev mõtlemine, et see on oluline jälle, et meie tuleme näiteks teid, kuulame, see paneb nagu inimesed mõtlema. Aga ma unustasin täna ütlemata, mis ma ülikooli loengutes alati ütlesin. Te ei pea uskuma ühtegi sõna, mida ma räägin, aga teil on kohustus selle kõige üle mõtelda. Ja ärge selle üteluse õnge ka minge, sest see võib olla ka väga osav niisugune alibi, et siis just usutaksegi. Mul on üks küsimus selle valimise kohta, et isegi siis, kui mitte keegi ei teeks seda vale sammu, et ta läheb, teeb e-valimise akti. Kas siis me võime tulemusi uskuda? Kas siis? Kas siis me võime tulemusi uskuda, kui kõik hääletavad paberil? Aga meil on võimalus, et on e-valimised. Mis sest, et keegi kasutab? Kõik on nii targad, et ei lähe. Kas me võime usaldada? Inimeste maailmas on alati kõik võimalik, aga siis niisugust julma mängu ei saa küll olla, et hooldekodudes, see on ju üldtuntud asi, korjatakse need ID-kaardid kokku ja need on kõik siis direktori käes ja siis, kui öeldi, et kuidas siis, ja nad on meil enda kontrolli all, need on meil kõik meie sahtlis. No kuulge. Ja siis selgub, et mida vanemad ja väetimad inimesed, seda suuremad spetsialistid on. Mina ei oska digiallkirja anda, kui minu käest nõutakse, ma lähen ühe teisele ohvitserile külla ja ütlen, et kuule, tee see asi ära. Ma ei vaevugi üldse mitte. Ei vaevugi ega ei õpigi ära ka. Mind huvita see. Mul on nii palju neid asju, mis mul on, et ma ei põe niisugusi mitteoskamisi, mis on nende uudse kaasaegsete vidinatega. Ma ei põe seda. Aga võib-olla mu mõte oli natuke valesti öeldud, et ma tahtsin seda öelda, et kui üldse me ei jätaks kõrvale nagu digitaalse või paberil, kui me mõtleks seda, et algteadmised on juba väärastunud sellest, keda ma valima lähen. Et juba need algteadmised on mul söödetud niimoodi sisse, mida tänapäeva ajastul saab väga lihtsasti internetiga teha psühholoogilisel teel, et mu algteadmised on juba muudetud enne, kui ma lähen. Üldse vahet pole, mis kanali kaudu ma võtan siis selle hääletusele, et ma teen seda või paber. Kuidas seda nagu see? Väga õige, sotsiaalsete olenditena me oleme väga, isegi seda teades ja püüdes väga ja õppinud ennast jälgima, pean ma ikka ja jälle mõne asja puhul ütlema, et assaraks, 2 minutiks jälle ma läksin ise ka. See on niivõrd niisugune, ma ei tea, kui valvas peab olema ja kui valvas peab oskama olla, et sa tõesti ei ole mitte kunagi millestki mõjutatud. Väga niimoodi jälgima peab. Aga peab alati arvestama. Ehk kui vaja, siis rahvas hääletabki 75% Maire Aunaste poolt. Seda on võimalik täna teha võimaliselt. See oli minu point, et täna on võimalik teha niimoodi, et Maire Aunaste saab valituks lõpuks. Kui oleks meil nii, et olekski näiteks president ja saaks kõike otsustada. On võimalik teha niimoodi tänapäeva ajastul. No reklaamist paraku oleneb inimeste jaoks hirmus palju. Täpselt. Ja sotsiaalse olendina inimene on niimoodi, ma olen seda selliselt vaadanud. Lähed seltskonnaga sööma, siis menüü käib ringi. Keegi loeb ja vaatab kõrvale, eks ole, ja sinna. Kui te kuulutate esimesena autoriteetsel häälel välja mingi roa, siis tihti juhtub, et siis kõik tellivad seda. Ja ma olen ka ise nii toiminud. Saan ise aru ja naeran, aga hetkel on mugavam niimoodi nagu kuuluda, siis seltskond läheb. Et siis kõik võtavad seda. Ja palun. Ma tahtsin siin Mikko küsimusele. Tahtsin küsida, kas te olete kuulnud Juri Vesmenovist? Ei. Et võib-olla keegi teine ei kuulnud. Et tema on siis, tal on mitu loengut YouTube'is ja internetis, tal on mitu loengut selle kohta, et siis pööramine, et rahvuste selline
vaimsuse ja uskumuste pööramine. Ja ta räägib, ütleb seda inglise keeles, see on subversion ja et see toimub siis generatsiooni kaupa ja kuskil 70-ndatel, 80-ndatel ta juba põgenes Vene siis KGB-st, mis ta põgenes Indias, Ameerikasse. Või Indias ta põgenes siis nagu lääne poolele ja siis Ameerikas alguses töötas taksojuhina ja siis hakkas hiljem loenguid andma. Ja YouTube'is on jah need videod olemas ja seal on tõesti väga huvitav vaadata, et ta justkui on nagu ette ennustanud siis lääne ühiskonna nagu käekäiku ja ta on öelnud, et tegelikult meid siin juhib selline neomarksistlik süsteem, uusmarksistlik süsteem ja justkui nagu ongi, praegu on siis selline naturalisatsiooni protsess või stabilisatsiooni protsess, et ta toob selle erinevad astmed välja, et väga huvitav, et see nagu siis Niko võib-olla küsimus on nagu selline, et sa võid seda ise vaadata järgi, hästi huvitav tegelikult. Aitäh, kas ma sellest olen teile jõudnud rääkida, et Moskvas oli nõukogude ajal instituut Võššei sotsioloogi, kõrgema sotsioloogia instituut, kus armee partei juhtkonna ja muidugi loomulikult KGB juhtkond teatud astmeni sai päris haridust, seal õpetati teoloogiat ka. Ja kõiki neid niisuguseid distsipliine, mis avalikus elus olid kuulutatud, et need on pseudoteadused ja neid ei ole ega midagi, seal pidi kõike teadma. Ja seega ühiskonnas otsiti ja jälgiti neid inimesi, kellel on neid soodumusi ja võimeid, kes siis kah mitte ideoloogiliselt avalikult lubatud asjadega, et kui palju nad teavad ja siis kui eeldati kellestki, et need juba midagi teavad, keda jälgiti ühiskonnas, siis neid koheldi hoopis teisiti ja nad tavaliselt nendega suhtlesid juba kõrgemad ülemused, kes kohtlesid siis neid niimoodi nagu kaasteadjaid ja et et meie ju teame, meie, nii. Et meie kuulame juba teadjate hulka. Ehkki, et see isik võib seal olla ja mina siin asutuses olla ja väliselt on, ütleme, seal mingid ideoloogilised asjad. Aga et kuskilt tasemest alates hakkavad need inimesed, kes teavad. Ja seisavad kõikidest nendest avaliku elu ideoloogilistest postulaatidest siis kõrgemal. Nii et see mitmetasandiline asi käib praegu. Siin maailmas on peaaegu kõik võimalik, halvad asjad kindlasti, aga siin maailmas on võimalikud ka head asjad. Ja seda peab ka tunnistama ja seda peab püüdma, et need ka toimiksid. Ja meie teema on ju Eesti rahvana põlvest põlve muutuvates välistes oludes siis alles jääda. Ja meie kõige ohtlikumad vaenlased ei ole kuskil väljas. Kõige ohtlikumad on alati oma lollid ja oma reeturid, kes on valmis maha müüma oma isa ja ema ja isamaa ja metsad ja maad ja kõik, kui ainult teenida mingit välisülemust ja oma majanduslikke huve. Paraku, kahjuks niimoodi see on. Kolme Krossi ooperis on kapitalismiga iseloomustatud see ilus luuletus selle kohta. See on mul isegi peas veel see salm. Oh ärka sa kelm ja paskaak ja patu teed tallama hakka, kelm näita, kui suur on su saak, küll issand siis aitab sind takka. Müü maha oma vennad sa tõhk, ka naisest ja emast sa hinda saad ääd, ah issand on sinule õhk, oot, viimne päev tuleb siis näed. Vähesed luuletused, mis mulle pähe on jäänud. Aga need luuletused, mis algkoolipõlves WC seina peale olid kirjutatud, need on kõik meeles. Huvitav jah, et need jäid kohe meelde ühest lugemisest. Aga siis kooliluuletus oktoobripühade puhul, tüdrukutel oli kõigil 6 salmi peas, poistel ainult 1.
suur oktoober neeva vette käärus tõusis tormi selku ja äikse hoog, ma rohkem mäletan. Õpetaja küsis, mis siin lahti on, miks poisid rohkem ei oska? Selgus, et eelmisel päeval oli Prügimäel käimise päev. Aga mina ei nõuaks üldse poistelt luuletuse pähe õppimist. Teate, mida ma nõuaks? Luuletuse mõtte ümber jutustamist. Hoidku küll, poisse panna luuletusi pähe õppima. Tänan väga. Aga see oleks ju palju loovam. Jutusta mõtted ümber, eks ole, siis sa pead selle omale selgeks tegema. Sellega jõmpsikad saaksid hakkama kohe. Ja see oli vägev Prügimaal käimine seal. Mis sealt kõik ära veeti, see oli prükapäev, see oli ikka sündmus lausa. Ma ei tea, kas nüüd ka käivad lapsed Prügimäel või? Ei käi enam. Minu arust on praeguste jõnglaste elu hirmus vaene. Meie elu oli ikka väga rikas ja palju huvitavam. Nüüd on ainult see. Telefoni kaudu käiakse. Ja nüüd kodakondsusest veel. Kodakondsusega lõpetaksime täna meie vaevlemise siin. On aktuaalne see 2 kodakondsuse küsimus ja ma saan tõesti aru, see on küllaltki keerukas. Ja tegelikult saaks olla küll ainult 1 kodakondsus, sest kui mul on 2 riigi kodakondsus ja nende vahel tuleb sõjaline konflikt ja mõlemad riigid saadavad mulle mobilisatsioonikutse, kumbasse ma siis lähen? No, eks ole, raske küsimus on nii. Nii et see on väga selgelt mõistetav küll, et see 2 kodakondsuse asi on üpris kummaline maise riigi mõttes. Aga on veel 2 kodakondsuse võimalus. Minul on selles mõttes 2 kodakondsust. Keskaja kiriklikus ühiskonnas kuulumine kirikusse oli kuulumine ühiskonda. See tähendas, oli 1 kodakondsus, olla riigikodanik, see tähendas olla kiriku liige. Ja kui paavst pani keisri kiriku vande alla, siis paavst oli sisuliselt ühiskonnast eraldatud, või see keiser oli eraldatud. Rooma keiser Theodosius, kuna Ambrosius piiskop eraldas ta kirikust, pani kiriku vande alla tema käsu tõttu, mille tõttu Korintoses tapeti inimesi. Ta pidi karistuseks aasta otsa seisma igal pühapäeval Põlvili kiriku ukse taga. Keiser tegi ka seda. Karmid ajad, karmid inimesed. Sa ei kuulunud muidu ühiskonda. Nüüd, kui tekib 2 kodakondsuse konflikt, maisel pinnal näiteks niimoodi, et kui meil siin president Ilves oli Ameerika kodakondsusega ja temale tehti erand ja siis on keegi reformikas, kellel on Rootsi kodakondsus, ka huvitaval kombel äkki tohib, et kui nüüd ühe riigi kodakondsus lubab midagi ja teise riigi kodakondsus taunib seda või on karistatav, kuidas siis on? Ja küll siis võiks niimoodi lahendada asja, et kui sa siin territooriumil paned toime midagi, siis kehtivad siin selle riigi seadused. Ja kui sa tahad siis seda teha, mis on seal lubatud, siis mine seda tegemiseks siis sinna. See on ju kah absurdne olukord. Ja nüüd, kui inimene on, läänes me juba näeme seda, kuidas, kui inimene on kiriku liige, kui ta on kristlane, see tähendab, kui tema aktsepteerib kristliku religiooni poolt ette kirjutatud, kuidas elus tuleb toimida, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Kuni ei nõuta nende määratluste rikkumist, siis ei ole veel asi hull. Aga kui nagu läänes juba on, et kui sa lähtuvalt oma kiriklikust kuuluvusest keeldud kaasa aitamast tegevusele või sündmusele, mida sinu usutunnistus ei luba, siis järgnevad sinu suhtes juba riiklikud karistused. Nii et kui on selles mõttes 2 kodakondsust nüüd, et sa oled taevariigi kodanik
mis ametlikult väljendub ajaloos kuulumises kiriklikku institutsiooni, ja teisalt riik, kelle seadused on tihti vastupidised, siis on konflikt vältimatu. Sest võimu küsimus on selline, mis kunagi ei jää niimoodi, ütleme, siin piiri peal seisma. Ja see paavsti ja keisri sõda, mis oli, et kellele kuulub kõige kõrgem võim, lahenes hiljem selliselt, et oli võimude lahusus. Ilmalik võim eraldi ja kirikuvõim eraldi. Ja nüüd tuleb see protsess jälle sinna staadiumi, kus see tasakaal rikutakse ja ilmalik võim, kes on antikristlik, hakkab nõudma ka kirikliku kodakondsusega inimeselt tegusid, mis ei ole kooskõlas tema usuga. Ja nüüd on inimesel kaks võimalust. Sa kas reedad oma usu või sa lähed konflikti riigiga ja siis saab sinust märter. Ja see, mis juba seal liberaalses läänes toimub, juba selgelt näitab seda, et sisuliselt on juba religioosne tagakiusamine alanud ja selle tagakiusamise objektiks on kirik ja kristlased. Nii. Paraku niimoodi see on. Nii et see sama protsess, mis ajaloos on pidevalt olnud, jõuab lihtsalt praegu oma järgmisesse faasi selles. Aga selle kogu ajaloolise protsessi sisu on ikka üks ja see sama. On üks ajalooline protsess, jõujooned on need samad, jõuvahekordade mäng on sama, nimetused muutuvad. Nii. Ja palun. Mul on kaks küsimust. Öelge mulle, kui te ei kuule. Esimene küsimus on selline, et kas te võiksite mõne sõnaga rääkida, miks on Eesti rahva, et kas te arvate, et Eesti rahval on orjameelsuse sündroom ja miks orjameelsus on paha ja kas äkki on, ja natuke mõelda selle hüpoteesiga, et võib-olla on orjameelsus hoopis aidanud rahval püsida kaua. Et võib-olla sellel on mingid positiivsed jooned. Ja teine küsimus on Tiit Madissoni kohta. Et mul on selline mulje jäänud, et Tiit Madissoniga olete üsna ühel lainel ja ühel meelel. Kas nii? Need on kaks küsimust, jah. Ja Tiit Madissoni küsimus on teine. Yeah. Tiit Madisson mõisteti süüdi, eks ole, Johannes Kerdi tunnistuse tõttu minu arvates. Nii-öelda Madissoni enda sõnul, eks ole. Teie olete nii-öelda mõlemaga sõbrad, et kummal siis õigus oli? Jah, panete mind nii naelte peale istuma täie õigusega. Esimesele küsimusele ma vastan niimoodi, et ühelt poolt orjameelsuse ilminguid meil kahjuks kindlasti on, aga me ei tohi siin teha seda viga, et me nüüd Eesti rahvast teeme mingisuguse erilise orjameelsuse kandja. Kui te lähete Rootsi ja lähete sellesse praegu teistesse riikidesse, siis on meil veel isegi olukord palju parem. Ja see on hoopis niimoodi leebemalt õpetanud ka mind suhtuma oma rahvasse, et me ei teeks oma rahvale ülekohut, teda liigselt niimoodi maha materdades. Teiseks, negatiivsetest nähtudest rääkides, hoidugem üldistamast. Kunagi ei tohi seda teha. Siis me teeme ülekohut väga-väga paljudele inimestele. Ja seda peab alati silmas pidama, et negatiivsest asjast rääkides võimalikult piiritleda, et sellist nähtust esineb vast natukene suurem protsent, kui nii-öelda tohiks olla. Ei ole nii must ja kole, nagu seda on püütud ka siis niimoodi halada ja niimoodi siis iseennast haletsedes välja tuua. Võtkem siit eeskuju heas mõttes paljudelt teistelt rahvastelt ja eriti kui näiteks võtame juute. Juutidel on see tarkus, et kui on kuskil tark mees, siis nad kutsuvad selle enda hulka, nad katsuvad talle sokutada juudi naise naiseks, nad teevad ta oma inimeseks. Nii. Hilisematel aegadel tema kirjutisele pannakse juba
juurde, et aga juut ta oligi. Võetakse omaks ühesõnaga. Tehakse hea asi oma asjaks. Võtame Piibli Vana Testamendi. Nad on sinna targalt kokku kogunud kõik vanad tarkused ja teinud selle kõik oma asjaks. Nii. Paljud mineviku suurmehed, kes ei olnud üldse juudid ega juudi rahva hulgast, ilusti rahulikult võetud Piiblisse meie prohvet, eks ole. See on tark tegu. Kui on midagi head, võtame omale. Paneme tööle enda huvides, enda kasuks. Nii. Ja asi töötab siis, kui kõik usuvad, et nii ongi. Ja töötabki ja töötab suurepäraselt. Nii. Meie vastupidiselt. Hirmsas kriitika meeles katsume vähegi, kui veel kui midagi saab, siis niimoodi. Me oleme liiga ranged iseenda suhtes, liiga niisugused kohtumõistjad. Ja selle kahe äärmuse ohud on siis, kui ühelt poolt on hirmus maha tegemine, siis inimpsüühika nõuab teiselt poolt jälle kompensatsiooniks ennast niimoodi upitada. Ja vaat see niisugune kõikumine pole hea, palju kainemalt saab oma ajalugu vaadata ja see on palju ilusam, kui me tihti teda kujutame. Aus suhe oma ajalukku, see kirjutis, mis Eesti 1000, mis siis tuleb raamatuna välja, siin ma olen püüdnud, üritanud mingit ausat analüüsi teha ja neid asju välja tuua, aga kindlasti rõhutades seda head külge. Ja et mitte seda halba üldistades ennast ise siis niimoodi maha materdada. Mis meie ja meie niikuinii ja vastupidi tuleb mõelda. Just meie, aga heas asjas. Aga muidugi enesepettus on paha, sest kui me nagu terveid rahvaid polegi, kõik on haiged, igal ühel on mingid kompleksid. Ärge arvake, et teistel rahvastel ei ole komplekse, kõigil on. 2 tundi itaallastega juttu, siis juba läheb alamine lahti, kuidas austerlastega neil on seal nägelemised ja territooriumid ja asjad ja kõik. Vast väga tuttav lugu kõlab, et nagu oma kodus kuuleks jälle mingit juttu. Ükskõik, kus te lähete, on samad asjad. Igal pool maailmas, kus on inimese probleemid. Mina oma suurtel reisidel ja välis niimoodi ühiskondades elades ja olles näen väga inimlikult ühtemoodi kõike. Ja ei ole siin, kui me ise seda ei suurenda, meil midagi eriliselt niimoodi. Aga paraku, mis on see meie traagika olnud? Sellises olukorras, kus on meil vaheldunud välisvõimud. Ükski välisvõim ei saa ennast teostada ilma, et tal ei oleks kohalikke kaasatöötajaid. Kui kohalikud kaasatöötajad on sellised nagu näiteks Arnold Rüütel ja siin oli nõukogude ajal oli majandusminister keegi, kes selle Lahemaa rahvuspargi tegi, see Tõnurist. Nii. Nad olid küll suured parteitegelased, aga suured Eesti patrioodid. Ja Tõnurist oli see, kes tegi Lahemaa rahvuspargi. Olge te lahked. Juhtkommunistid olid need, kes juhtisid rahvusraamatukogu ehitamist, lauluväljaku ehitamist. Nad olid tõsised rahvuslased ise ja oskasid seda rahvuslikku poliitikat ja meie huve kaitsta selles olukorras. See on parimad variandid. Aga paraku on hulk nisukesi, kes ei ole sellised ja lähtuvad ainult isiklikest, majanduslikest huvidest. Ja vaat need kiltrid, kupjad, aidamehed müüvad kõik maha ja hull on, kui sellised inimesed pääsevad etteotsa. Nii. Ja vaat siin on see meie õnnetuse koht, et mida mulle itaallased ütlesid, kui siin algas see 90. aastate vabanemisprotsess. Kui see oli juba toimunud ja ma mäletan, kui väga austusväärsel ühiskondlikul positsioonil olev itaallane ütles, et teil jäi üks asi puudu. Manca una cosa. Ma küsisin, mis see on? Una notte di lunghi coltelli. Pikkade nugade öö. Te jätsite selle tegemata. Ja et kui te need jätate alles ja uus võim läheb nende samade kätte,
siis teil ei tule seal eriti midagi välja. See oli itaallase jutt, mitte minu, mina pole midagi öelnud. Nii, nali naljaks. Nii, et ei maksa ennast liiga maha teha. See hargus ja lömitamine, mida ma olen lääne ühiskondades praegu näinud selle uue maailmakorra ees ja see hirm, mis inimestel on. Meil nii hull veel asi ei ole. Meil on isegi parem. Aga nüüd te ärge päästke mind uue küsimusega ära, see piinlik küsimus on mul veel vastamata. Siis, kui see protsess toimus, ma ei olnud nendest asjadest kursis ja Kertiga olid meil puhtalt ametialased suhted, niimoodi sõjaväealased alluvussuhted ja siis selle tema meeskonda kuulumise suhted. Ja ega ma sellest protsessist siis suurt ei teadnud ja ma kuulsin ainult. Sain aru, et midagi on hullu ja ma ei teadnud tükk aega, et seal Kert üldse oli, kui mulle hakati rääkima seda. Ja see on muidugi väga kurb lehekülg, et see niimoodi on toimunud. Ja no Tiit Madisson on üdini ja lõpuni rahvuslikult aus, selle tõttu ükskõik, mis võim siia Eestisse tuleb, on temal vanglatee ikka jalgade all. Ja mina talle ütlesin, et kui mina diktaatoriks saaksin, et siis ma vähemalt nii palju olen tark, et vangi ma sind ei pane. Ma katsun kuidagi ära kasutada. Aga ta on kindlasti tüütu, sest niisugune teadlik inimene karuse väljanägemisega, aga vaadake, kuivõrd ladusalt ta kirjutab, kuivõrd nii teadlik ta on ja lugenud ja haritud nendel teemadel. Mida teeks tark poliitik, kui ma oleks Eesti president? Ma kutsuks Tiit Madissoni omale nõuandjaks. Suurtel riigipühadel ma annaksin talle aurahasid. Ja vaat siin see riigitarkus meie poliitikutel puudub. Vaenlasest tuleb osata sõber teha ja ära kasutada. Nii. Soome marssal Mannerheim, milles oli selle sõja geeniuse ja suure riigimehe tarkus, oli see, et ta ei lasknud oma staabis ligi ühtegi karjäristist ohvitseri. Ta võttis oma staapi ainult neid ohvitsere, kes julgesid tema suhtes olla kriitilised. Ja oma põhiliseks adjutandiks tegi kindralile, kelle ülesandeks oligi oma krititsismi iga küsimuse puhul kindlasti Mannerheimile vasta vaielda ja midagi muud esile tuua. See oli tark tegu. Poliitik, kes korjab enda ümber ainult kaasarääkijaid ja kaasalauljaid ja lipitsejaid, see on rumalus. Vaenlane tuleb sõbraks teha. Kaitseväes tekkis inimene, kes samuti logistika küsimustes millegi pärast jäin ma talle niimoodi jalgu ja logistika või sellel staabi koosolekul tema ettekanne oli siis nii 4 pühendatud minu materdamisele. Ja siis, kui minu kord oli kõnet pidada, siis ma tänasin teda konstruktiivse ja väga ülesehitava kriitika eest ja paluksin, et ta tuleks minu osakonda tööle ja jätkaks seal oma suurepärast nägemust ja tema arusaamist ja professionaalsust. Ma sain omale sõbra juurde ja kõik ladusasti läks ilusti edasi. Palun. Väga lihtne meetod. Seal juures palju, mis ta ütles, oli õige. Nii, sa pead seda tunnistama. See ei kahanda sinu autoriteeti. Muidugi ma olin liiga konservatiivne kõikide niisuguste uute asjade suhtes. Nii, et tark poliitik kutsuks omale nõuandjateks, mitte neid, kes ainult vaatavad sulle suhu ja ütlevad jah ja aamen alleluuja, vaid kes tulevad ka teistsuguste seisukohtadega välja. Paraku ma ei ole märganud siin meil selliseid juhtpoliitikuid, kes niimoodi suudaksid käituda. Teine võimalus on kutsuda selliseid inimesi omale salanõunikeks. Salanõunik on see, mida keegi teine ei tea, et ta su nõunik on.
aga arvestage ise, kui Tiit Madisson kutsuda presidendi salanõunikuks ja ta võib seal vahutada kõik välja ja juhtida tähelepanu, tark juht arvestab sellega, ahah, siin peab nii ja naa, sest tõepoolest nii, et ei tõrjuta. Kas te arvate, et siis Tiit Madissonil on erilist inimlikku lusti tulla sealt ära ja väga terav olla? See võtab temal ka natukene tooni maha, eks paraku on nii. Nii et tark juht korjab enda ümber ja teiseks siis on võimalik neid inimesi hoida kontrolli all. Mitte neid saata kuskile, kus nad hakkavad võib-olla urgitsema, aga võtta kontrolli alla. Nii. See on elementaarsed niisugused juhtimisprintsiibid. Ja selle tõttu ma olen nii palju õppinud suurtelt valitsejalt, kes oskasid riiki valitseda ja oskasid nõuandjaid valida, nõuandjaid kutsuda ja oskasid ka niisugust diplomaatlikku poliitikat ajada, et kasutati ühiskonnas spetsialistid ära. Selle koha pealt peab ütlema, oli mitmes teemas Hitler suur riigimees. Rahanduse ministri, kes oli äge natsionaalsotsialismi vastane ja Hitleri avalikult niimoodi. Hitler ütles, mind see ei huvita. Tahad sa saksa rahvast teenida? Jah, siis tule tee, et see rahandus oleks korras. Töötab, eks. Suur spetsialist, tule ja tee. Mind ei huvita sinu poliitilised vaated. Tahad teenida riiki, tahad teenida rahvast, tule ja tee. Nii. See oleks tark niisugune poliitika, mida tehakse. Vaat paraku meil siin lööb välja selle suur puudujääk. Ja kui Karl Suur tuleb oma nõukonnaga ja talle tuleb vasta lihtne munk ja terve õukonna mees, see munk hurjutab Karli läbi. Vaikus. Mida Karl ütleb? Kiidusõnu kuulen ma iga päev, sa oled ainuke, kes mulle tõtt räägib. Tänasest päevast oled sa õukonna kaplan. Mul on vaja kedagi, kes tõe välja ütleb. Tark valitseja, eks ole. Nii. See on ju hädavajalik, et milles viga on? Ma ise ei näe, ütle, sina näed kõrval, ütle ruttu, see on ju minu kasu, eks ole. Ja kui sa teed mulle märkuse, siis sa oled ju mu sõber. Sa tahad, et ma parandaksin seda asja. Kui sa märkust ei tee, siis sa oled vaenlane, sa lased mul eksida. Sa ei juhi tähelepanu mu eksitusele. Staabitöös ma nõudsin seda alati. Nüüd ei mingeid piiranguid, laske tulla nüüd kõik. Ja katsuge endale midagi hoida. Koridoris pärast ärge rääkige, siin, nüüd ja kohe, laske tulla. Ja tõepoolest lasti tulla ja töö edenes ja töö läks ja kõik sujus. See ei kahanda ülemuse autoriteeti. Nii et riigi juhtimine on ikka niivõrd niisugune, poliitikud on nuhtlus, meil oleks vaja riigimehi, kes teavad, mis on riik, kellele see riik ise on abikaasaks ja kõik muu oma isiklikus elus allutatakse riigi huvidele. Ja nagu ma siin jubedad sõnad olen ennem juba välja öelnud, kui riigi huvid nõuavad, siis ohverdatakse ka perekonna liige, sest nii nõuavad riigi huvid. Ja võib-olla siis kõige lõpuks saab ilusa näite tuua Friedrich Barbarossast. On isegi ilusti eesti keeles ilmunud. Esimene on Roncaglia riigipäev, keiser võimule astudes 1158. Ta ütleb, et ta ei kannata mingisugust riigivõimu kuritarvitamist, ent ka iseenda üle nägevata seadust ja õigust seismas. Ja iga üksiku inimese vabaduse säilitamise kohustus on talle samasugune ülim nõue nagu hoolitsus riigi heaolu eest. Selleks seaduseks on meie riigis põhiseadus. Nii. Ja mis ta siis saavutas napilt 30 aastaga või 28, palju neid täpselt oli. Tema valitsusaja tulemused. Nii. Natukene liiga pikka on seda, neid tsitaate. Impeeriumi renoveerimine,
riigivõimu taastamine Karl Suure korra kohaselt. Õhtumaiste riikide liidule, pange tähele, keisri juhtimise all. Riikide liidule, kelle igaühe etteotsa jäi kuningas. Siis kahe mõõga teema. Kristus küsib apostlitelt, kas teil relvi on? Jah on. Palju? 2 mõõka, mida Kristus ütleb, sellest aitab. No tühja 2 mõõgast oleks aidanud Rooma kohordi vasta, mis oli pataljon. Mida tähendab see 2 mõõka, sellest on küll. See on ilmaliku ja vaimuliku võimu sümbol. Teisi sõnu, kui ilmalik ja vaimulik võim on koos, sellest aitab. Nii, kes seda teooriat siin taga ei tea, see ei saa aru, mida see tähendab, et Kristus ütleb 2 mõõgast aitab. No kuidas aitab 2 mõõgast 400 mehe vasta, Rooma legionäri vasta. Ja teised on lihtsalt kalurid, kes pole sõjalist väljaõpet saanud. Ja siis äkki aitab küll. Nii. 2 mõõga siis keisrivõimu ja vaimuliku paavstivõimu võrdsustamine teineteise kõrval, et oleks selle 2 mõõga tasakaal. Mõlema osapoole see valitsusala on täpselt piiritletud võimude võrdõiguslikkus, mis peab tähendama tasakaalu, et hing ja ihu ehk riik tervikuna töötaks koos. Bütsantsis oli ka see teooria, riik on keha, kirik on hing. Ja kui kirik eraldada ühiskonnast, siis on hing ära teisel pool, siis ihu on ilma hingeta. Ja kiriku sõltumatuse riigist. Muidugi keskajal käis see võitlus ka, ega see ideaalselt ei püsinud, olid ideaalsed hetked, aga sõda käis ikka. Siis mis toimus? Ootamatult suur kaupade, teadmiste, käsitööliste, kunstnike vahetus. Erinevad maastikud töötasid kood üksteist ergutades ja täiendades. Kõige hämmastavam areng toimus Saksamaal. Keisripoliitika oli kõigis valdkondades esile kutsunud peaaegu uskumatu õitsengu, saavutanud põhjalikke muudatusi. Muudatused, millest enamik kohe ka silma hakkas, vaid väiksem osa oli silma paistmatum, kuid selle eest kahtlemata mitte vähem tähtis. Burgundiale ja siis ka Itaaliale andis ta ulatusliku iseseisvuse. Sellepärast, et Burgundia ja Itaalia iseseisvus oli, kuna Alpimäed on Euroopas piir, Itaalia ja Saksamaa ja selle piiririigiks on Šveits, mis on nii Saksa kui Itaalia, mis on mõlemad korraga. Katsuge te ilmselt öelda itaallasele Šveitsis, et italiano, esimene asi, ei, ma olen šveitslane. Ehkki sa näed, et ta on itaallane ja räägib puhtalt itaalia keelt ja kõik. Ta on šveitslane, tema eneseteadvus on Šveits. Et Šveitsis oli siis see Alpimäed ja et Itaalia ja Põhja-Saksamaa, Põhja ja Lõuna vahel on niivõrd suured erinevused. Mis viga teeb praegune Euroopa Liit, sama viga, mis Nõukogude Liit? Ühed ja samad seadused Kaukaasia ja Kesk-Aasia kohta ja Baltikumi kohta. Hoidku küll, need seadused töötasid halvasti Baltikumis ja Kesk-Aasias ja Kaukaasias. Küsiti, mis asjad need on? Ja, nemad elasid oma seaduste järgi. Ei ole võimalik panna ajaloolist, psühholoogiliselt nii erineva taustaga rahvaid ühtede seaduste all tööle. Kesk-Aasia ja Kaukaasia oskasid seda hästi ära kasutada. Nad said kõige rohkem Moskvalt keskusest abi, sest pidevalt nad ikka tulid välja, kuidas on vaja arendada majandust ja tootmist ja seda jälle vaja ja seda jälle vaja. Kuidas leedulased ehitasid edasi-tagasi selle suure autostraada Vilniuse ja Kaunase vahele. Tehti Moskvasse avaldus. Leedu rahvamajanduse arendamiseks on vaja ehitada uus maantee 2 olulise linna vahele. Vilnius ja Kaunas. Vilnius, Kaunas, Taroga, allkiri, saate raha, ehitati valmis. Sai üks rida valmis, läks Moskvasse järgmine nõudlus. Meil on siin Leedus veel tööstuslinnad, mis vajavad arendamist. Nüüd oleks vaja ehitada maantee Kaunase ja Vilniuse vahele.
said jälle ja ehitatigi kahesuunalise liikumisega see suur maantee valmis. Selle tõttu, kui tuli Leedu võim peale Nõukogude Liidu kukkumist, siis Leedu president oli rahvuskangelane ja oli esimene Leedu Vabariigi president. Peale selle elas ta presidendiks olles Nõukogude ajal kahetoalises tavalises paneelmaja korteris. Ta ütles, miks ma peaks paremini elama kui minu kodanikud. Seda kõik teadsid. Ja rahvas armastas teda. Nii et valitseja võib ikka kõik teha. Siis edasi, mis oli eriti oluline, oli servituut. Talupojad vabastati. Vaat eestikeelne sõna pärisorjus ei ole õige. See on meile tulnud 18. sajandil ja läänes ei ole kunagi olnud ka keskajal seda tüüpi pärisorjust, nagu oli Tsaari Venemaal. Läänest peab nimetama servituut. See on midagi muud. Ja siis üks keisri suur poliitika, mis andis võimsad alused kõigele, see oli talupoegade seisuse eriline hoidmine. Kõik said maad, kes tahtsid talumeheks hakata, ainult ari üles ja kohustus oli, et sa pead seda põlvest põlve pärandama. Tähendab talupoegade seisus. Ja talupojad vabastati servituudist. See on siis, ütleme siis, niisugune vasallsõltuvuslik allumine senjöörile, mitte pärisorjuse mõttes, nagu meil siin 18. sajandil olid. Siis linnade areng, käsitööde kõikide areng, teedevõrgu väljaehitamine, kivisillad reegliks kujunenud. Kindlustest valvati reisijate turvalisuse üle. See tagas kaubanduse ohutuse, sellepärast, et eks röövleid ole kõikidel aegadel olnud. Keskaja Tallinnast me mindi läbi Nõmme, see oli mets ja metsas olid röövlid. Ja kui siis see kaubavahetus käis Pääskülas, algasid siis juba need talud, kus toodi Tallinnasse toiduaineid. See, kes jõudis siis läbi Nõmme metsade sinna Pääskülla, see sõna Pääsküla tuligi sellest, et siis sa olid pääsenud. Sa jõudsid sinna külla, kus röövleid enam ei olnud, hakkas lagemaa. Aga röövleid oli alati ja keskajal oli ka ja neid on jätkunud alati. Ja röövlid keskajal õigustasid ennast sellega, et kuna kaupmehed olid patused, sellepärast, et nad ei teinud tööd, vaid võtsid lisaväärtust, omandasid, siis röövli eetika lubas kaupmehi piiratult röövida. Kõik ei tohtinud ära võtta, vaid ainult oletatava protsendi. Ja näiteks Leedus oli veel selliseid asju, et kui katoliku kirik tunnistab sellist asja nagu õigustatud kompensatsioon. Milles see seisneb? See seisneb selles, et kui ülekohtuselt näiteks elektri eest võetakse liiga suurt raha, mis ei ole õigustatud, ülekohtust, igasuguseid võrgu ja juhtme kulumise tasusid ja mis nad kõik on, siis et õigustatud kompensatsioon tähendab seda, et sa tohid varastada selles ulatuses elektrit tagasi, mis jääb õigluse piiridesse. Rohkem ei tohi. Et sa oled sellisel juhul süüdi küll riigi seaduse ees, kuid sul ei ole moraalset süüd. Asi mulle seletati seda veel niimoodi, kui Vilniuse üliõpilased käisid Kaunase ülikoolis, et sõitsid rongis jänest ja siis nad pihil käies pihtisid, et nemad on siis jänest sõitnud. Siis küsiti nende käest, kas isal-emal talu oli? Oli. Kas kolhoosi minnes võeti ära? Võeti. No vaat selles ulatuses, mis talu maksis, võid sa nüüd rongis jänest sõita. Nii lahendati siis küsimus ära, et õigustatud kompensatsioon. Nii, siis linnade, keskaja linnade kujunemine. Kui keskaeg oli pime aeg, siis millega te seletate seda, et keskaegsed linnad on nii meeletult ilusad ja turistid käivad neid ainult vaatamas. Miks need majad on niivõrd hubased ja inimlikud, kus on nii hea olla?
miks pime aeg lõi nii ilusat kunsti ja nii kaunist muusikat? Oli see aeg siis pime. Igal ajastul on oma pimedus ja oma valgus. Mina ütlen alati, et meie pimedal 21. sajandil, mis üha pimedamaks jääb, et siis olid paljud asjad palju valgemad ja selgemad. Igal ajastul on oma pimedus. Ja igal inimesel on oma hea ja halb külg ja pimeduse ja valguse külg. Nii et see, mismoodi riik ehitati üles, see on hämmastav kõik, siin on see loetud kunst, rüütlikultuur, siis kuna keiser ise harjutas enesevalitsemist ja rüütelkonda eriti jälgiti, kes on kalduvuselt vägivallale, õpetati viisakust ja õilsat laadi ühiskonnas, viisakust ja õilsat laadi. Kes domineerib ühiskonnas, see annab ju üldist tooni. Kui pätid domineerivad, siis annavad ju need tooni. Minnesingerid, trubatuurid, filosoofid, teadustööd, raamatusarjad, eks ole, rüütellik õukonna kultuur, mis viljeles siis erilist enesevalitsemist. Kuna ei tohtinud enam kakelda, siis pidi väga valima oma sõnu. Areneb välja väga pidulik keel ja räägiti pikkades lausetes. Kiil ja põim lausetes, kui lugeda tolleaegseid tekste, need on väga keerukad, pikad tekstid, delikaatsed, alati täis komplimente ja sa pead otsima sealt seest selle nüansi, mis siis peab siis nagu natukene ka kriitiline olema. Aga seda esitati ääretult elegantselt. Neid tekste on võrratu lugeda. Ja muidugi ka siis kratsid ennast, et kas meie oskaksime nii ilusates, pikkades, pidulikes lausetes rääkida. Või poes, ma kunagi nõukogude ajal tegin ettepaneku oma poes, kus ma käisin, et see võiks olla nagu ooper, nii et ostja lauldes küsib midagi ja müüja sama viisakalt siis laulab vasta, et see maksab teile ainult selle väikese raha ja et missugused inimsuhted võiksid olla. Ütles, et hea meelega teeks seda, need olid toredad müüjad, aga et järjekord läheb pikaks. Et ei jõua, aga hea õhkkonna lõi. Nii et kui kõik neid saavutusi lugeda ja see oli, et mees nõudis kõigepealt iseendast, ta oli eeskuju riigis. Et kui ta lõpetas siis oma pontifikaadi, ta uppus jõkk ära või sai selle rabanduse ujuma minnes ristisajas, et teda ülistatakse rahva lauludes ja luuletustes kui õiglast valitsejat, kes tagas kindlat ja head elu kindlal ja heal maal. Ja sündis siis niisugune legend, küll ta ükskord tuleb tagasi, kui rahvas on hädas, nii et see küll siis Kalev jõuab koju. See on väga levinud motiiv tegelikult. Tähendab, iga rahvas on oma unistuste head valitsejat niimoodi jumalikustanud, et ta on kuskil ära ja kui meil vaja on, siis ta tuleb. Ja see on väga õige elus. Nii. Ja seda näeme me siis seal keisrite audadel, kus tänase päevani inimesed liigutatult pisaraid vallavad ja lilli panevad. Mis oli siis see häda, mis Saksamaal oli? Vürstid hakkasid saagi pärast kisklema, ehk teisisõnu tekkisid erakonnad. Ja iga erakond tahtis upitada keisriks oma kandidaati. Ja siis hakkavad lagunemised ja pahandused peale. Nii. Kogu rahvas ihkas vürstide omavoli eest pääseda ja selle tõttu siis ka toetati ja koonduti keisri ümber. Nii et ajaloos pole mitte midagi uut, muutuvad ainult nimed ja hea valitseja on rahvale õnnistuseks ja me näeme, et nõudlus algab alati iseendast. Ja hea valitseja mälestus hoiab sajandist sajandisse, rahva südames elab edasi ja rasketel aegadel on sealt alati kinnitust võtta.
ükskord Kalev jõuab koju oma rahvale õnne tooma, kuidas see oli. Küll siis, mis see oli, küünlad kahel otsal lausa löövad lõkendama. Eks. Et meil on kah kõik niisugused asjad olemas. Ja Greifswald oli üks ääretult esoteeriliselt tark mees, sest Kalevipoja eepos esitatud ka faktilised andmed vastavad kõik keskaja kultuuris nii-öelda kehtivatele nendele vahekordadele. Mind muidugi hakkas kohe huvitama see Soome sepa ja mõõga tegemine, et mis mõõga hinnaks seal oli ja seal oli samuti 40 lehma. Nii et need olid väga targad mehed, kes meil selle asja tegid. Nad olid teadjad, tundjad, võiksime öelda kultuurimaagid. Ja sellepärast hinnakem kõrgelt oma seda vana pärandit. Ja selle vana pärandi nagu siis mets õunapuu peale saab pookida küll ka teisi kultuurvilju, aga see on ikkagi üks taim ja see toitub kõik ikkagi sellest tüvest ja nendest juurtest. Ja sellepärast see talupoegade seisuse raamat, ma vaatan, see hakkas nii kellegile meeldima, et siia pole tagasi tulnudki. Et kas pole ilus pilt? Ja see vastab täiesti siis Friedrich Barbarossa nägemusele ühiskonnast. Talupojad on juured ja talupojad on ladvas. Need võtavad ühiskonna kokku. See on elu alus, see on toitja, see on terve ja värske veri. Nii et olgem uhkelt oma sisimas vähemalt talupojad ja tundkem vähemalt teoorias seda taluasjandust ja hea, kui meil maaga jätkuvad sidemed. Siis me jääme püsima. Ehkki raskel ajal võib meie arv kahaneda küllaltki väikeseks, aga tähtis on, et see väike osa on terve. Ja terve osa säilitab nendeks aegadeks, nagu siis siingi kuulsime, et kui raske aeg on, siis tuleb keiser tagasi ja päästab oma rahva. Vaat see teadvuse element ja see on meil kõik omal olemas. Me ei pea seda Friedrich Barbarossalt õppima, meil on omal see. Selle tõttu rohkemat eneseväärikust ja see tuleb sellest, et me paremini tunneme oma mineviku, ajalugu, päritolu, julgelt oskame näha, mis on meil negatiivsed jooned ajaloost, mida peame oskama kontrolli all hoida, nii nagu iga inimese üksiku elu iga päev. See on sama asi. Igas inimeses on samad asjad, mis terves ühiskonnas. Iga inimene peab võitlema iseendas halvema ja laisema poolega, oma egost üle saama ja nii ka terve rahvas. Tänan tähelepanu ja kaasa mõtlemise ja kaasa elamise eest. Ma tajun niisugust head õhkkonda, et me nagu vaatame ühes suunas. Jah. Mul on küsimus võimu teemaga, et kas võimu ja otsustamisega kaasneb ka vastutus, ehk mida tähendab vastutamine? Aitäh, et te selle täna esile tõite. Võim ise on kohutav vastutus. Ja eestkätt kohutav vastutus. Ja õige valitseja tajub seda vastutust. Vastutamatus, mis meil vohab kahjuks paljude, ma jälle ei üldista, kuid kahjuks paljude poliitikute puhul. Nad ei vastuta millegi eest. Äärmisel juhul on niimoodi, et paned 100 miljonit hakkama ja siis vahetad ametist, eks ole, lähed teise töö peale üle. Ja et sa ennast pahasti ei tunneks, siis vastavalt kokkuleppele on töölt vabastamise tasu veel ka kindlasti ennem ja see on hästi suur. Kuidas nad peaksid vastutama? Kuidas see vastutamine välja näeb? Mina ei ole nii julm nagu inglased keskajal. Ma pooldaksin pehmemat, humaansemat prantsuse varianti. Noh, nii, kujundlikult. Aga kahtlemata, et kui on riiki kahjustatud, siis peaks olema päris ranged karistused. Ja kui tõsiselt öelda ilma naljata, siis
peaks olema barakis elamine ja ühiskondlikult kasuliku töö tegemine, sunnitöö. 8 tundi päevas teenid oma elatise välja, ei mingit euro luksuslikku pensionaadi elu, vaid tööinimese elu, et sa õpid ausat tööd tegema. Nii. Ja seal muutud siis ausaks tööinimeseks. Nii. Ja muidugi pole seal luksust vaja ega televiisorit ja telefone ja värke ja kõike ja terveid seltskondi, kes valvavad siis, et keegi sulle otsa ei vaataks ja sa ei tunneks, et valvur vaatas mulle otsa, ma tunnen ennast pahasti, eks ole. Liiale minnakse selle asjaga, eks ole. Kurjategijal on kõik õigused ja teistel ei ole mingeid õigusi. Aga see ei ole mitte nii, et süsteem soodustab täna seda, et poliitikud üldse niimoodi on, et süsteem ise, see mängureeglid ja see mäng ise on üles ehitatud niimoodi, et kui sa poliitikuks hakkad, siis kõik see, mis sa seal juba teed, on sulle nagu reeglitega natuke juba ette määratud, et sa ei saa sealt nagu välja minna. Et see on see raske osa minu arust, kas ei ole mitte poliitikud. Aitäh, küsimuses sisaldub juba vastus. Midagi ei ole juhuslikku maailmas. Keegi tahab veel kommenteerida. Ma tahtsin juba varem ka mõtlesin, et seda iseseisvat mõtlemist ja 90. aastate alguses tegelikult, kui meil oli see plats puhtaks poliitika, siis oli nii, et esiteks ideed kõik tulid välismaalt, see oli see üleüldine liberalismi erastumise mõte. Noored poliitikud, kes tulid siis tegelikult nende poolt elukogemused ei jäänud, aga teisest küljest olid siis need vanad kommunistid, kes olid umma juures, said nagu erastada ja siis vahepeal läks raha võim nagu läks teistpidi väga suureks. Et see oli 2 poolt, kus siis nagu rahvas jäi päris kõvasti nagu 2 sellise kivi vahele, ma ise nagu leian. Aga tänapäeval on see, et otsustusjulgust poliitikutele Eestis ikkagi üheks. Et see hea küsimus see, et kes see vastutab. Nad ühelt poolt nad ei julgegi vastutada. Mul oli nii hästi meeles Jüri Rataselt küsiti, et aga mida Patarei vanglaga näiteks teha? Aga mina ei oska seda praegult öelda, umbes, et keegi ei tea, et äkki peaks välismaalt mingeid eksperte kutsuma siia ja siis hakkame nagu mõtlema. Et see on nagu, kui peaminister niimoodi ütleb, see nagu näitab ka midagi, et kus me nagu oleme. Ja selles vallas, mis ma veel mõtlen, 1918-19, kes riigi nagu lõid, nad olid õppinud Peterburi ülikoolis, Riia Polütehnikumis, osad Saksamaal, nende haridustase oli väga hea. Aga seal tekkis see probleem 30. teises pooles, et nad ka klammerdusid selle võimu külge seal, eesotsas Päts ja teistega. Aga 1918-19 mulle tundus nagu, et see hariduslik kvaliteet oli parem ja nad julgesid neid otsuseid ellu vastu võtta, aga meil siin 1992-1993 see seltskond ei olnud nagu võib-olla nii kvaliteetne ja sealt nagu hakkasid. Aitäh, väga õige. Ja see põlvkond, kes lõi Eesti riigi, nad olid ju oma intellektuaalselt tasemelt loomupäraselt, kui tsaari riigis Mereväe akadeemias õppisid Eesti talupoisid. Venemaalt pääsesid sinna ainult aadisoost mehed. Eestlase intellektuaalne tase tänu mõisast tulnud saksa kultuurile ja eestlase võimele koolihariduse ligi saades ülikiiresti omandada haridus. Ja Peterburi eestlaskond oli ju omandanud Peterburis tsaaririigi riikliku mõtlemise. Ja muidugi siis nad tulid ja see oli võimas sugupõlv. See sugupõlv sõdis ju vabadussõja välja. Ja vaat sellele pärimusele tuleb toetuda. Meil ei ole teist ja see on väga vägev pärimus. Seal ei olegi vaja midagi kunstlikult üles puhuda. See oli jah tõesti nii. Ja väga hästi tõite need praegused hädad esile. Ja muidugi see välismaalaste kult, vaat see mind lausa ajab raevu. Mõelge niisugune asi nagu Eesti Rahvamuuseum. Minu kuulduste järgi selle projekti võitis keegi välismaa arhitekt, jah? No kuulge, sellist asja tehakse ainult ise. Siis, mis siin veel on olnud, mis välismaalased on meil niimoodi siis kaela määrinud? Või võtame Vabadusristi. See on ürgvana reegel, 1000 aastat vana. Mälestusmärgid, mis fikseerivad kõikidele põlvkondadele ajaloos sündmusi, isikuid, mis on osa rahva ajaloolisest mälust. Punkt 1, tehakse ise. Punkt 2,
tehakse kohalikust materjalist. Nii. Kirik tuli ehitada kohalikust materjalist, see, mida seal koha peal oli võtta. Nii. Eesti, Lõuna-Eesti kirikud on telliskirikud, sellepärast seal ei olnud baasi. Põhja-Eesti kirikud on paest ehitatud. Nii. Kohalik materjal pidi siduma selle ehituse, mis sümboliseeris kontseptsiooni selle kohaga, selle maaga, selle mateeriaga. Ja kuidas saab see olla nüüd mingi Tšehhi plastmass, mida peab veel igal aastal remontima? No see on lihtsalt häbi. See monument tehakse selline, mis ei vaja remonti. Saab valmis ja seisab 1000 aastad. Ma saan aru, kui tuvid seal käivad niimoodi toimetamas, et siis pestakse teda aastas kord puhtaks, nii nagu Tartus on kellegi püsti pesemine seal. Väga ilus, üliõpilased teevad seda, väga tore. Aga pronks, baas, murtud baas, kindlasti sellisest kihist, mis peab vasta, mitte lõhatud baas, see läheb praguliseks, graniit, need on meie materjalid. Aga plastmassist ja Tšehhis lasta teha, no kuulge, mis asi see on? Niisuguse asju tehakse ainult ise ja kohalik materjal. Miks ei võeta konsultantideks inimesi, kes asja tunnevad? Minu juures käis üks mees mingi kiriku projektiga. Mis asja te teete? Kas te arvate, et kui jalgratas on ilma leistangita, sadula asemel on oda ots püsti ja rattad on kandilised, et siis on väga originaalne, aga sellega ei saa ju sõita. Nii. Jalgratas on leiutatud. Te võite üht-teist seal muuta, aga te ei pääse raamist, sadulast, leistangist, kahest ümmargusest rattast ja väntadest, eks ole. Kiriku arhitektuur, sakraalarhitektuur, seal on kindlad reeglid. Ja mida te olete teinud? No siis saadi asja nii kaugele, et siis midagi parandati ära ja nökerdati siis õigele sakraalruumile, mis oli, ikkagi rikuti kõik ära. Ikka esimene asi on jälle mingisugune seltskonna tegevus ja söökla või näiteks portaal. Portaal on ülimalt tähtis teadvuse osa. Missugune on maja peauks, eriti uutel majadel, siis mul on selge, missuguse inimesega on tegemist. Väljast vaatad, tohoh, stiilne, võiks öelda isegi väga nii aristokraatne maja. Aga kus siis portaal on? Sissekäesu peauks. Teiselt pool maja tagant leidsin kõige kitsama mudeli ukse, mis läks otse kööki. Issand jumal. Kuidas sa teadvustad ennast? Aga paraaduks, mis on? Mitte tagant uksest käimine kuskilt. Kui on maja peauks tehtud, siis käiakse sealt. Aga mitte kuskilt hoovist ei hiilita tagumisse ukse. Nõukogude ajal ma saan aru, et see psüühika tuli põrandaalustest, kes olid pidanud kaua aega põrandaalustena hiilima õhtusele koosolekule kuskile keldrisse, et siis mendi nii. Aga eest uksest tuleb minna ikka nii nagu peab. Ja siis on kummaline, kui sa lõhud neid uksi ja ükski uks ei tööta, ei avane, eks ole. Nüüd vist on sellest hädast ka lahti õnneks vist saadud. Nii et kui kirikusse portaali asemel käib kah mingi sisemine uks, mis läheb sööklaruumist eraldi sinna. No mis mõtlemisviis see on? No. Siis kõik need modernsed lõhutud, missugune mingi segadus kuskil, mis jubedus on seal see sadama juures, see metodistide kirik. Jääb mulje, nagu oleks makett, millel see papist katus on kogemata viltu peale pandud. No. See ei loo ju sul mingit harmooniat. Arhitektuur peab looma sinus korrastatud harmoonia. Vaatad ja sa tunned, et see korrastab sind. Nii. Sakraalne, proportsioonid, kuldlõige, kõik töötab, eks ole, nii. See loob inimeses rahu. Aga kes on Tartus seda maja käinud vaatamas, mis on Rahvamuuseumi juures tagurpidi maja? Mind viidi sinna autoga ja mina siis autoaknast vaatasin ja väga lühikese aja jooksul hakkas mul
pea valutama, mida mul elu sees pole juhtunud. Ma ei tea, mis peavalu on. Ja äkki ma tundsin, et mul hakkab paha. Ja see, kes mu sinna viis, oli seal majas sees käinud ja ütles, et ta pidi seal oksendama hakkama. Niivõrd hävitavalt mõjub see. Ja selles mõttes on sümbolina see maja väga hea ja õiges kohas. See on sümbol meie tänapäeva elust. Peal peale pööratud elu, uus normaalsus. Eks, nii. Vesi voolab mäkke, enam ei voola orgu. Kõik on vastupidi. Nii et sellise sümbolina on ta väga hea, et on tehtud. Aga siis vaadata, jah, on teda paha. Nii et on asjad, mida enam ei leiuta. On kindlalt proportsioonid ja kui need on valed, need hakkavad häirima. Mul iga valmis saanud nuga või mõõk ma panen seina peale seal, kus ma oma lavatsi peal mõtistlen ja vaatan neid alati. Ja ühte lugu, eile viisin jälle 2 tükki töökotta tagasi, lõin sae sisse. Käepideme proportsioon hakkas häirima, ei ole õige. Võtad natuke lühemaks, vaatad, nüüd hakkab klappima, eks ole. See hakkab häirima, sest midagi on proportsioonist väljas. Ja kui nüüd teie ümbrus on kõik viltu ja proportsioonist väljas, mis siin siis toimub siis? Me ju silmadega võtame seda vasta. See kas loob meis harmooniat või disharmooniat. See on nii lihtne on seda mõista. Ega siis muidu enne ei vaadatud, et kõik oleks selle sakraalgeomeetria järgel, püha geomeetria. See oli eriti tähtis teadus. Püha geomeetria. Et kui midagi ehitate ja teete, siis pidage nendest vanadest kuldlõike asjadest kinni aga praegu tahetakse olla originaalne ja jääb üle teha ainult valesti asju, kuna kõik õiged asjad on tehtud ja ainuke originaalsus on see, mis on valesti. Ja valesti on see, mis ei ole proportsioonis, harmoonias ega püha geomeetria järele. Väga lihtne jälle. Nii siis, lugupeetud kaastalupojad, olgem uhkelt talupojad, kuid mitte upsakalt. Sõna uhkelt me tihti kasutame natukene valesti. Me võime selle üle uhked olla, ikka öeldakse, ma nii väga uhke ega uhkustada ei tahaks. Nii, see kõlab nii upsakalt, ma saan ka aru. Uhkustada pole vaja millegiga, aga võib olla väärikas. Võib-olla see sobiks see sõna natukene paremini. Uhkusel on väike niisugune negatiivne joon, vähemalt eesti keeles juures. Venelased teevad ranget vahet, mis on gordost ja gardinja. Gordost on positiivne, gardinja on paha. Eesti keeles võiks olla siis uhkus positiivne ja upsakus siis see, mis on negatiivne. Aga ma seda sõna upsakust ei kuule tihti, aga uhkuse sõna ma kuulen. Et meie Eesti rikka keele nii paljud nüansid, mis lubavad väga peenelt kirjeldada eriolukordi, milleks eesti keel on haruldaselt võimeline. Kahjuks keel lamendub lihtsustuse suunas. Ja need variandid ja niisugused variatsioonid nagu jäävad ära, mis väga peenelt eristavad asju. Ja see on väga paha, see keele lamendumine niimoodi, kui peened nüansid jäävad ära ja siis ainult ühe sõnaga seda katsume edasi anda. Ma ise katsun rangelt jälgida, et keelde ei tule sisse need niisugused slängisõnad. Aga üks asi on kuidagi, jälle taban ise ennast sellelt, et küsisõnad kipuvad ära kaduma. Me enam ei küsi tihti, kas sa käisid, kas sa tuled. Küsisõna jääb ära, sa tuled? Eks, inglise moodi niimoodi, jah. Ja iseenda juures märkan ka, et oot, jälle küsisõna jäi ära, kordan lauset. Et see kuidagi imelikult hiilib ligi niisugune muus asjas, ma olen immuunne, ei hakka külge ükski selline väljend.
aga siis vaat see küsisõna jah, mis kipub nüüd ära kaduma. Eesti keeles tuleb küsida. Kas see on see, mis see on? Et see on meie keelele omane. Meie keel on väga nüansirikas ja võimeline väga peeneid erisusi väga täpselt eristama. Mida sõjaväes öeldi? Rivid jutus on määrustiku kohaselt ütlemine, aga praktikas öeldi mida? Möla maha. Aitäh tähelepanu eest, aga katsume kõik teha, et oma isamaal ellu ja alles jääda. Ja selleks peab lihtsalt oma asja tundma ja paraku temasse ka uskuma. Usku ei tohi kaotada. Ja kui see säilib, siis sellele ehitab kõik uuesti üles. Nii. Aitäh. Aitäh, olgu see aplaus talupoja seisusele. Kui ma saaks alustada noorena nende teadmistega uuesti, ma tahaks olla ainult taluperemees. Ja kõike muud saab siis ka veel teha. Sepikoda pidada ja pühapäeval kirikusse minna ja aga taluperemees.